alustame siis tänase õhtu lugemisega. Vaatame siis, mis meil siin edasi tuleb. Nii, jäime eile sellise keerulise nimega epikuurlaste juurde. Epikuurlased pidasid ebamugavust üldiselt ebameeldivaks asjaks ning seega oli ohtude ja probleemide kõrvaldamine nende jaoks õnnelikuma elu võti. See ei tähenda, nagu nad oleksid olnud laisad või motiveerimata. Nad lihtsalt ei pidanud alalist hirmu ja valu vajalikuks ega kasulikuks asjaks ning keskendusid selle asemel elu nautimisele. Epikteetus elas umbes 300 aastat pärast Epikuurost ja oli üks kõige tuntumaid stoitsismi levitajaid. Ta uskus, et õnn tuleneb elu eesmärgi leidmisest, oma saatusega leppimisest ja moraalsest käitumisest, sõltumata selle käitumise isiklikest tagajärgedest ning ta suhtus põlgavalt Epikuurose uskumusse sellest, et tähtsaim on hea enesetunne. Tema filosoofiat võiks kokkuvõtlikult sõnastada nii. Aja selg sirgeks ja täida oma kohust. Stoitsismi järgijad pidasid õnne millekski selliseks, mis tuleb välja teenida arvukate ohvrite tootmisega. Seega pole üllatav, et stoitsistid olid üldiselt töökad inimesed, kes elasid tuleviku nimel ning olid valmis kurtmata enda õlule võtma märkimisväärsel hulgal kannatusi selleks, et täita nende endi hinnangul oma elu eesmärki. Nemad pidasid õnnevõtmeks valu ja hirmu omaks võtmist, mitte kannatuste vältimist. Tänapäeval jaotuvad inimesed Epikuurose ja stoitsistide õpetuste järgi kahte leeri. Nad otsivad õnne kas hea enesetunde jahtimise või kohusetundliku käitumisega. Ja definitsioonid hargnevad veelgi, kui arvestame mujal maailmas levivaid õpetusi. Võtame näiteks need erinevused, mida õpetlased on leidnud lääne ja ida kultuuri vahel. Läänes määratletakse õnne tavaliselt erutuse ja saavutuste alusel. Samal ajal määratletakse Aasias õnne kõige sagedamini meelerahu ja hingelise tasakaalu alusel. Õnne definitsioon sõltub suuresti isegi sõnast endast. Germaani keeltes on sõna õnn tuletatud tüvest, mis on seotud kordaminekute või positiivsete sündmustega. Tegelikult tuleb ingliskeelne sõna happiness vanast norrakeelsest tüvest, happ, mis tähendab vedamist. Samas on ladina keelel põhinevate keelne puhul õnne tüveks sõna felicitas, mis tähendab Vana-Roomas mitte ainult head õnne, aga ka arengut, viljakust ja küllust. Teistes keeltes on selle mõiste jaoks kasutusel lausa omaette sõnad. Taani keeles kirjeldatakse õnne sageli sõnaga hüke, mis on nagu teatav hubasus ja mõnus seltskondlikkus. Kui õnn oleks tõepoolest niivõrd subjektiivne või mis veel hullem, sõltuks antud ajahetkel sind valdavatest tunnetest, siis ei oleks võimalik seda kuidagi uuridagi. Sama hästi võiks üritada sülti seina külge naelutada. Käesoleva raamatu sisu koosneb sel puhul kahest sõnast, õnn kaasa või äkki happ kaasa. Õnneks on meil aga tänapäeval võimalik seda teemat põhjalikumalt käsitleda. On tõsi, et eri kultuurid kirjeldavad õnne
pisut erinevalt, mistõttu on sageli uudistes kajastatav õnnetaseme võrdlus eri riikide vahel üsna kasutu ja ebaveenev. Tõele vastab ka see, et inimese tunded on seotud õnnega. Sinu emotsioonid mõjutavad seda, kui õnnelik sa oled ning sinu õnnetunne mõjutab kõiki sinu emotsioone. See aga ei tähenda, et inimeste vahel pole mingeid konstante ega seda, et õnn tähendab lihtsalt head tunnet. Üks hea viis õnne defineerimiseks on selle osade alusel. Kui sa peaksid defineerima oma tänupühadeks valmistatavat pidulauda, siis võiksid sa seda teha näiteks einete loetlemisega. Kalkun, täidis, maguskartul ja nii edasi. Või kui sa oled hea kokk, siis võid sa loetleda lausa kõik selle eine koostisosad. Või kui sa oled asjatundja toitumise alal, siis võid sa öelda, et õhtusöök ja tegelikult kõik eined koosnevad 3 makrotoitainest, süsivesikutest, valkudest ja rasvast. Hea ja tervisliku eine jaoks on vaja kõiki 3 õiges vahekorras. Valmistatud einel võiks olla ka hõrk lõhn, mis täidaks kogu maja, kuid sa ju ei ütleks, et see lõhn ongi eine. Pigem on see lõhn tõestus eine olemasolust ja samamoodi pole õnnetunne sama, mis õnn ise. See kõik on tõestus õnne olemasolust. Tõeline nähtus on õnn ise ning sarnaselt valmistatud õhtusöögiga võib seda määratleda 3 makrotoitaine kooslusena, mida vajad oma elus õiges vahekorras ja parajal hulgal. Õnne makrotoitained on nautimine, rahulolu ja sihipärasus. Esimene neist on nautimine. See võib kõlada nagu lihtsalt mõnu tundmine, aga see pole päris õige. Millestki mõnu tundmine on loomulik instinkt, millegi nautimine on aga läbinisti inimlik kogemus. Mõnu tunne saab alguse ajupiirkonnas, mille eesmärk on tasustada meid teatud tegevuste, näiteks söömise ja seksi eest ning varasematel aegadel aitas see meil elus püsida ja oma geenid edasi anda. Nautimine lisab meie mõnutungile 2 olulist asja, teiste kaasamine ja teadlikkuse. Näiteks võib tänupühadeks valmistatud eine tekitada mõnu, kui see maitseb hästi ja täidab kõhtu, aga see tekitab naudingut siis, kui sööd seda koos lähedastega ja sellest kujuneb teile meeldiv mälestus, mis salvestub sinu teadvusesse. Mõnu on lihtsam tunda kui naudingut, aga me ei tohiks pelgalt sellega leppida, sest see tunne on olemuselt põgus ja üksildane. Kõik sõltuvused hõlmavadki just mõnu, mitte naudingut. Selleks, et õnnelikumaks saada, ei tohiks sa kunagi leppida mõnuga, vaid pigem peaksid muutma selle naudinguks. Muidugi kaasneb sellega teatud hind. Millegi nautimine nõuab sellel ajal ja pingutuse pühendumist. See tähendab lihtsast ja vaevatust põnevushetkest loobumist. Sageli tähendab see, et sul tuleb öelda ei kiusatusele ja hirmudele. Mõnikord on naudingu saamine väga raske. Teine õnne makrotoitaine on rahulolu. See tähendab elevust, mis kaasneb mingi eesmärgi saavutamisega, mille nimel oled kõvasti vaeva näinud. See tähendab tunnet, mis valdab sind siis, kui saad koolis hea hinde või tööl ametikõrgendust. Kui ostad viimaks endale maja
või hoopis abiellud. Rahulolu on see, mida sa tunned siis, kui oled saanud hakkama millegi raskega või isegi valulikuga, mis vastab sinu enda hinnangul su elu eesmärkidele. Rahulolu on küll võrratu, aga seda ei ole võimalik saavutada ilma töö ja ohvriteta. Kui sa millegi nimel vähemalt natukenegi ei kannata, siis ei paku see sulle ka mingit rahuldust. Kui sa õpid kontrolltööks terve nädala ja saad selle eest hea hinde, siis tunned selle tulemusena suurt rahuldust. Kui aga saad sama hea hinde spikerdamise abil, siis sa mitte ainult ei käitunud valesti, aga tõenäoliselt ei kaasne sellega ka mingit rahuldust. See on üks põhjuseid, miks elus ei tasu minna kergema vastupanu teed. See takistab sul tundmast rahulolu. Kuigi rahulolu võib kaasa tuua suurel hulgal rõõmu, on seda ühtlasi väga raske kogeda. Sa arvad, et mingi eesmärgi saavutamine pakub sulle püsivat rahuldust. Aga mõistagi on see tunne vaid mööduv. Tegelikult ei pea laulu pealkirjas sisalduv väide paika. Rolling Stonesi laulus I can't get no. Rahuldust võib saada küll, aga seda tunnet pole võimalik igaveseks säilitada. Tekitab erakordselt suurt tuska ja isegi valu, et me näeme hullupööra vaeva ja kohe, kui see on rõõmupuhang meid valdab, on see järgmiseks juba hetkega kadunud. Seepärast me muudkui püüame ja püüame ja püüame sellest kinni hoida. Nii nagu see Jagger laulab. Ning sellist käitumist nimetavad psühholoogid hedonistlikuks oravrattaks, mis tähendab, et me harjume heade asjadega ruttu ära ning peame muudkui rattal edasi jooksma, selleks, et rahuldust edasi kogeda. See peab eriti paika selliste maiste asjade puhul nagu raha, võim, nauding, prestiiž või kuulsus. Kolmas makrotoitaine on kõige tähtsam, sihipärasus. Me võime mõnda aega ilma naudinguta läbi ajada ja sama käib ka rahulolu kohta, aga ilma sihipärasuseta oleme kui peata kanad, sest me ei suuda toime tulla elu paratamatute mõistatuste ja dilemmadega. Kui meil on olemas mõttekuse ja sihipärasuse tunne, siis võime elule vastu astuda lootusega ja rahuga südames. Kuid ometi leiavad inimesed tugeva mõttekuse tunde eelkõige just kannatustest. Sama väidab ka psühhiaater ja holokausti üle elanud Viktor Frankl, kellega kohtume raamatu järgmises peatükis. Oma klassikalises memuaaris kirjutab ta, see viis, kuidas inimene lepib oma saatusega ja sellega kaasnevate kannatustega ning see viis, kuidas ta oma taaka kaasas kannab, annab talle küllaga võimalusi oma elule sügavama tähenduse andmiseks. Seda isegi kõige raskemates oludes. Levinud strateegia õnne leidmiseks, mis nõuab oma elust kõigi kannatuste kõrvaldamist, on mõttetu ja ekslik. Selle asemel tuleks elust otsida vastuseid küsimusele, miks, ning teha valust võimalus enese arenguks. Õnnetuse roll. Õnn on naudingu, rahulolu ja sihipärasuse kooslus. Selleks, et saada õnnelikumaks, tuleb neid kolme kogeda rohkem ja õiges vahekorras. Mitte nii, et kuhjaga ühte, aga ei kübetki teist. Kui aga oled hoolega lugenud, siis panid kõigi kolme puhul kindlasti tähele,
üht huvitavat asja. Nende kõigiga on seotud mingil määral õnnetust. Millegi tõeline nautimine nõuab vaeva, mõnudest loobumist. Rahulolu nõuab ohvrite toomist ega kesta kaua. Sihipärasusega käivad peaaegu alati kaasas kannatused. Teisisõnu tähendab õnnelikumaks muutumine seda, et me peame oma elus leppima ka õnnetusega ning endale teadvustama, et see ei ole takistuseks õnne saavutamise teel. Kui sinu arvates kõlab see pisut vasturääkivalt, siis pole sa sugugi üksi. Kuni 20. sajandi keskpaigani peeti õnnetust üldiselt lihtsalt õnne puudumiseks. Nii nagu pimedus on valguse puudumine. Psühholoogide arvates eksisteerisid positiivsed ja negatiivsed emotsioonid ühel ja samal järkjärgulisel skaalal. Kui näiteks sinu halvad tunded vähenesid ajapikku pärast mõne lähedase kaotamist või traumat, siis tähendas see ühtlasi, et sa tundsid end paremini. Kui sa tahtsid muutuda õnnelikumaks, siis pidid sa muutuma vähem õnnetuks. Kui sinu õnnetase vähenes, siis järelikult sinu õnnetuse tase suurenes. Tegelikult on asi aga nii, et õnne ja õnnetusega seotud tunded võivad eksisteerida samal ajal. Tänapäeval psühholoogia alused uuringud on näidanud, et positiivsed ja negatiivsed emotsioonid on tegelikult eraldatavad, võimaldades meil jõuda järeldusele, et õnn ei ole sama, mis õnnetuse puudumine. Positiivsed ja negatiivseid emotsioone võib kogeda nii üksteisest sõltumatult, üheaegselt kui ka järjestikku. Mõned neuroteadlased usuvad, et õnne ja õnnetusega seotud tunded vastavad suuresti aju, eriti poolkerade tegevusele. Täheldades, et negatiivsed emotsioonid seostuvad vasaku näopoole liikumisega ja positiivsed parema näopoolega. Inimesed hindavad oma enesetunnet sageli kõigi tunnete kogusummana. See lause, ma tunnen end hästi, tähendab sisuliselt, et õnn, õnnetus, kui aga paluda inimestel eraldada oma positiivsed ja negatiivsed emotsioonid, siis suudavad nad seda teha üsna täpselt. Näiteks avastasid teadlased ühe eksperimendi käigus, et inimesed suudavad oma täpseid emotsioone tuvastada umbes 90% juhtudest. Katsealused liigitasid oma tundeid läbinisti positiivseks 41% ja läbinisti negatiivseks 16%. Ülejäänud 33% oli positiivsete ja negatiivsete tunnete segu. Kokkuvõtlikult öeldes tuvastavad inimesed mõningal määral negatiivseid tundeid keskeltläbi umbes pool ajast ning positiivseid tundeid umbes 3/4 ajast. Ühe eksperimendi käigus paluti inimestel terve päeva jooksul mõelda, kui suurt positiivset või negatiivset afekti ehk tunnet nad iga tegevuse käigus kogesid. Selle asemel, et need tunded ühte patta visata. Üldjuhul oli inimestel pigem rohkem positiivseid kui negatiivseid tundeid, aga see sõltus suuresti tehtud tegevustest. Mõne tegevuse puhul esines suur hulk positiivseid tundeid ja vähe negatiivseid. Teise puhul jällegi esines mõlemat läbisegi. Kõige negatiivsemate ja vähima positiivsete tunnetega tegevuste hulka kuulusid tööle sõit ja ülemusega koos aja veetmine. Mõistagi võib sellest järeldada, et ülemusega koos tööle sõita pole sugugi hea mõte. Kõik see tähendab kokkuvõttes seda, et sa võid samaaegselt kogeda suurt õnne ja õnnetust või vastupidi.
Üks ei sõltu teisest. See võib küll kõlada juuksekarva lõhki ajamisena, aga tegelikult on tegu olulise tähelepanekuga. Kui usud, et sul tuleb esmalt kõrvaldada kõik õnnetust tekitavad tunded, selleks, et võiksid end õnnelikuna tunda, siis lased end tarbetult tagasi hoida igati tavapärastel negatiivsetel tunnetel, mis kaasnevad igapäevaeluga ning ei mõista sedasi, mis teeb sinust just sinu. Sinu ainulaadne õnne ja õnnetuse kooslus. Meil kõigil on oma isiklik õnne ja õnnetuse kooslus, mis sõltub meie oludest ja iseloomust ning meie ülesanne on kasutada seda kooslust võimalikult hästi. Selleks on meil esimese asjana vaja selgeks teha, milline meie kooslus siis õigupoolest on. Üks moodus on loomuliku õnnetuse tasakaalu kohta andmete kogumiseks on mõõta oma positiivse ja negatiivse afekti tundepuhangu taset ning võrrelda seda teiste inimeste omaga. Kasutades selleks positiivse ja negatiivse afekti küsimustikku nimega panas. Panas mõõdab positiivse ja negatiivse afekti tugevust ja sagedust ning selle leiutasid 3 psühholoogi 1988. aastal Lõuna Metodisti ülikoolis, Minnesota ülikoolis. Panas näitab, kas sul on kalduvus kogeda keskmisega võrreldes kõrgemaid või madalamaid positiivse ja negatiivse emotsiooni tasemeid. Küsimustiku täitmiseks leia sobiv aeg, kus tunned end suhteliselt neutraalselt, näiteks kohe pärast lõunasööki. Ära vali sellist hetke, kus oled eriti suure stressi all või tavapärasest õnnelikum. Küsimustikus tahetakse teada, kui tugevalt sa koged teatud emotsioone. Vasta lähtuvalt oma üldisest või tavapärasest seisundist, mitte lähtuvalt antud hetkest. Iga emotsiooni kohta on 5 vastuse varianti. Nüüd tuleb see küsimustik. Okei. Anna vastav hinnang järgnevale 20 emotsioonile. Number 1 on väga vähe või üldse mitte. Number 2 on vähesel määral. Number 3 on mõõdukalt. 4 on suurel määral. 5 on väga suurel määral. Selle kohta ma pean tegema siis nagu pildi, mis need on 1–20 ja siis on 5 palli süsteemis ja siis saate nagu seda testida. Okei. Ja nüüd arvuta oma positiivne afekt, et saab arvutada liites kokku oma punktid, mille andsid küsimustele 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17 ja 19 ja negatiivse afekti arvutamiseks liida kokku oma punktid, mille andsid küsimustele siis teised. Siis ma pean sellest pildi tegema, et siis saab teha. Nii, kui sa pole just sellist ebatavalist laadi inimene, kelle tulemused on täpselt keskmised nii positiivse kui ka negatiivsuse puhul, siis kuulud sa 1/4 lahtrist, mis on esitatud sellel joonisel. Ja siin joonisel ongi selline ristkülik, millel on siis rist keskel ja siin on 4 lahtrit. Hull, leidur, ergutustantsija, kohtunik ja poeet. Kohtunik ja poeet on siis negatiivne afekt ja ergutaja ja hull leidur, need on siis positiivne. Okei, sellest ma pean siis pildi tegema.
Poeetidel, kellel on positiivset alla keskmise ja negatiivset üle keskmise, on raskusi heade asjade nautimisega ning nad oskavad alati kõikjal ohtu aimata. Me teame küll, et tahaksid meelsasti kuuluda ergutustantsijate lahtrisse, kuid me kõik ei saa olla ergutustantsijad ning maailmas on vaja ka teist tüüpi inimesi. Kui hetkeks järele mõtled, siis mõistad tõenäoliselt, et kui kõik näeksid alati igas asjas ainult head, siis oleks maailm tõeliselt jube paik, sest me kõik kordaksime alalõpmata samu vigu. Poeedid on hinnalised just tänu nende perspektiivikusele ja loovusele. Elu on kõigi jaoks huvitavam, kui sekka on lisatud ka hullud leidurid ja kohtunikud takistavad meil kõigil end oma impulsiivsete ideedega õhku laskmast. Sul on elus mängida oma ainulaadne roll. Sinu omapära on tõeline and. Aga olgu sinu isikuomaduste kuvand milline tahes, sul on alati ruumi suurendada õnne osakaalu oma elus. Selleks pead sa esmalt mõistma oma loomulikku õnnekooslust, ent käsile võtma ja seejärel oma tugevustele panustama. Oletame näiteks, et sa kuulud hullu leiduri lahtrisse. Sul on kalduvus reageerida väga tugevalt kõigele heale ja halvale, mis sinu elus juhtub. See võib teha sinust tõelise seltskonna lõvi, aga ka sinu lähedasi ja kolleege tõeliselt kurnata. Sa pead seda endale teadvustama ja tegema tööd selle nimel, et oma tugevaid emotsioone ja reaktsioone ohjata. Võib-olla oled sa hoopis kohtunik. Sa ei lase end millestki häirida ja sobid ideaalselt näiteks kirurgiks või hoopis spiooniks. Kuid sõprade ja lähedaste seltsis võid sa paista pisut kaugena. See teadmine võib sulle kasulikuks osutuda, et võiksid pingutada teiste heaks tavalisest pisut suurema huvi väljanäitamisega. Aga võib-olla oled sa hoopis poeet. Kui teised ütlevad, et kõik on hästi, siis vastad sina, mitte päris. See on tähtis omadus, sest võib nii kujundlikult kui ka sõna otseses mõttes päästa elusid. Poeedid märkavad võimalikke probleeme juba varakult, kuid samuti võib see jätta sinust mulje kui pessimistist, kelle seltsis pole kuigi meeldiv olla ning sul on kalduvusi melanhooliaks. Pead õppima seda, kuidas avaldada arvamust vähem süngelt ja vältima hirmu külvamist. Isegi ergutustantsijal tuleb oma emotsioone ise talitseda. Kõigile meeldib olla ergutustantsija, aga pea meeles, et tõenäoliselt soovid sa halbu uudiseid pigem vältida. Ja sul on raskusi selliste uudiste teatavaks tegemisega. See pole alati hea asi. Pead enda kallal vaeva nägema selleks, et saaksid teistele vajadusel tõtt rääkida. Näha asju selge pilguga ja mitte muudkui korrata, et kõik läheb hästi, kui see lihtsalt ei vasta tõele. Nii. Nüüd on siis see, et ma teen nüüd sellest pildi sellest tabelist ja siis te saate veel kuulata seda ja siis saate analüüsida ennast siis selle tabeli järgi. Et
tänaseks siis lõpetan selle lugemise, ma panen selle kinni ära.